Eeva Lepiku video kuulamine ärkamisest, vol 6 märkmed. See, mis on projektsioonis, ei saa muutuda, kui sina ei muutu. Lihtsalt on vaja teha see otsus, mis on päris. Otsus tuleb teha raku ja keha tasandil. Et sa ei vaata enam tagasi ja kui sa märkad, et sa ei vaata enam tagasi. Ja kui sa märkad, et su meel sõidab sisse ja hakkab ütlema, et äkki see ei õnnestu, siis see tähendab ainult, et oled jälle nihkunud tagasi. Mul on täiega kogu aeg see, seda ma juba ütlesin eelmise video lõpus. Et mu meel kogu aeg segab vahele, et ei õnnestu. Kui väline reaalsus ei muutu, siis tegevuses pole elu. Vot, kui sa teed midagi ja väline reaalsus ei reageeri sellele, näiteks tarokursus või laager või üritused, siis selles tegevuses ei ole elu. Elu on siis, kui sa tunned, kuidas sa särised ja sädeled, hõõgud armastusest elu vastu ja sisemine reaktsioon peaks ka olema. Seda sisemist rõõmu ja reaktsiooni nagu mul ei ole. Ja hiljuti ma veel avastasin seda, et seda mul ei ole kunagi olnud, seda rõõmu. Et isegi 1 aastasena ma tundsin ennast üksildasena, mängisin üksinda mängu asjadega ja ema ei olnud lähedalt. Ema lähedust ei olnud ja ma pidin kapsuleerima ennast. Sest mul oli siuke apaatia, ma pidin ennast sulgema, kapsuleerima, et ellu jääda. Ja isegi 1 aastasena seda rõõmu pole olnud. Nüüd ma pean lihtsalt seda avastama. Elu on siis, kui sa tunned, kuidas sa särised ja sädeled, hõõgud armastusest elu vastu. Kui sa ei tunne, et sa hõõgud armastusest elu vastu, siis sa elad väiksemad elu. Teed ennast väiksemaks, elad väiksemad elu. Meelelahutus on see, et sa täidad oma meele pahnaga, mis annab sulle hetkelise rahulolu, aga see ei pane su leegi põlema. Täpselt need seriaalid näiteks, mida ma vaatan, 100% meelelahutus ja ma veel enne olen ka rääkinud seda, et need seriaalid on lihtsalt müra, millega ma täidan oma pea. See on lihtsalt pilt, kogu mis muutub kogu aeg ja hääl ehk müra. See on visuaalne ja audiaalne. Seriaalid on põhimõtteliselt visuaalne ja audiaalne müra, no mis tekitab ka mingi emotsiooni hetkelise, aga mis kokkuvõttes ei anna mitte sittagi. Ma kasutan kogu oma potentsiaali, ma kasutan kogu oma potentsiaali ei tähenda mitte seda, kui palju sa 3Ds midagi teinud, vaid seda, et sa tunned, et sa oled täiesti avatud ja sul on 0 vastupanu sellele, mida sa oled otsustanud, kes sa oled ja mida sa oma välja oled valinud. Nii uuesti. Ma kasutan kogu oma potentsiaali. See väljend. See ei tähenda seda, kui palju ma siin midagi teinud olen, vaid ei tähenda tegevust, kui palju ma siin teen. Potentsiaali täitmine ei ole tegevus, vaid see, et ma tunnen, et olen täiesti avatud ja ilma vastupanuta avatusele. Avanemine muideks toimub kogu aeg. Mida sa oled otsustanud, kes sa oled ja mida sa oma välja oled valinud. 0 vastupanu sellele, mida ma olen otsustanud, kes ma olen ja mida ma oma välja olen valinud. Tegelikult ma juba elan oma unistuste elu. See on minu märk. Et tegelikult ma juba elan oma unistuste elu. Ma ei tee tööd nagu töö kontekstist või see hommikust 5 või kuidas need tavainimesed siis ütlevad, ma siis ei ole tavainimene või? No ühesõnaga,
ma ei tee tööd nagu töö mõistes. Mul on palju vaba aega. Ma teen tööd 2-6 tundi nädalas umbes tegelikult. Mõnikord vähemgi. Mul on palju vaba aega. Mu tegevus käib läbi veebi. Läbi veebi ma võin teha seda ükskõik kust maailma otsast. See oli nagu pikalt minu unistus, mis on nüüdseks täitunud, aga ma ikka istun kodus. Ma võin päevade kaupa süüa krõpse ja trussikute väel vaadata multikuid. See on kellegi unistus, aga see on minu reaalsus. Ja tegelikult see oli minu unistus ja see unistus täitus ja ma elan tegelikult oma vana versiooni unistuse sees. Ja ma fucking ei hinda seda ja ma ei oska selle eest tänulik olla, vaid ma tahan rohkem. Ma tahan veel rohkem raha, et veel rohkem reisida, et kuskil olla, et midagi teha ja kui mul seda raha ei ole, siis mingid aega ma olen rahulik ja ma lihtsalt nagu olen tänulik selle eest, et ma saan siin lihtsalt rahulikult olla, aga siis jälle miskit läheb katki. Näiteks suvel ma parandasin 1500 eurot, ma panin autorooste parandusse ja keegi ei ostnud seda ära autot. Mida ma fucking loon, ma praegu mõtlen, mida ma fucking loon. Ja siis nüüd selle autol läks auto käigukasti osa katki, on vaja 1000 eurot veel. Ja ikka veel keegi ei osta. Mida fucki ma loon nagu alateadlikult? Ühesõnaga praegu ma elan enda vana versiooni endast unistuste elu. Kunagi ma unistasin, et ma saan diivani peal päevad läbi istuda ja tööd mitte teha nagu ja lihtsalt vaadata multikaid. Okei, edasi. Kõik mõtted, mis panevad sind mitte lõõgastunult tundma, on valed. Kõik mõtted, mis panevad sind mitte lõõgastunult tundma, on valed. Kõik tunded, siis ma ütleks, mõtted. Mõtted tekitavad tundeid. Meie loomulik olek on tingimusteta õnnelik olek ja siis me saame seda, mis tingimusi ma valin endale teadvusesse. Meie loomulik olek on tingimusteta õnnelik olek. Okei. Ja siis me saame seda, mis tingimusi ma valin endale teadvusesse, kas siis teadlikult või alateadlikult. Sa lood olekuga, mitte tegutsemisega. See on uus mõte ja see on kuld. Sellepärast, et ma olen kogu aeg loonud teha mingeid asju. Ja kes teab mind, see teab, et ma kogu aeg teen mingeid asju. Aga reaalne on see, et tuleb välja, et ma loon mitte läbi tegevuse, vaid läbi olemise. Kuidagi integreerima seda. Mis on veel? Mitu lähte. Ma juba olen väsinud kuidagi. Aga ma tahaks nagu seda asja ära teha, sest ma kogu aeg nagu jätan kõik asju pooleli. Ei, mitte kogu aeg. Mida fucki ma programmeerin praegu oma reaalsust? Ma teen seda, mis pakub mulle rõõmu ja kui ma tunnen, et see tegevus ei paku mulle enam rõõmu, siis ma võin südame rahuga seda jätta ja selle eest mitte südame piinu tunda. Ma valin sellise reaalsuse. Et siis ma saaksin teha ruumi selle jaoks, mis mulle meeldib. Oi. Okei, vaatame. Jälle meel tuleb vahele. Okei. Nii, sa saad sageduslikult teha astumise sellesse teise reaalsusesse kohe. See on see, mis mulle Eeva täna kirjutas ja millest ma üldse aru ei saa, et kuidas ma saan kohe astuda sellesse teisse reaalsusesse sageduslikult. Vot, sellest ma nagu aru ei saa.